Nii, anname vahepeal aru, mis on toimunud ja mis on toimumas. Oleme siis oma terrassi peal. Terrassi peal on siis mõningad uuendused. Nagu näete, mul on siin igast lipid pea kohal. Ja siia siis tuleb istumisala, katusalune. Sinna teisele poole tuleb siis suurem ahi, et natukene massi vajadusel teha. Ja siia tulevad siis, siia poole serva siis tulevad diivanid ja siia poole serva siis tulevad lauad, kus on munad ja asjad sees, et saaksime uues ka koolitusi teha vajadusel. Et peaaegu kogu see terrass läheb katuse alla, peaaegu, aga mitte kõik. Nii, läheme tuppa ka, seal on päris palju muutunud. Nii, kogu aknaalune ala on siis saanud ka raamistiku. Ja siia üles serva peale on meil plaanis panna munadritta. Ja nii-öelda värvinäidistena ja kujundusliku elemendina. Ja siis näitan teiselt poolt. Ja siis minu selja taha siia tuleb siis suuremat sorti ala, kust on siis siit kuni silmapiirini on grille täis. Hakkame siit minema ka maatoodega ja siis läheme siit sujuvalt üle söegrillideks, kuni me siia jõuame. Ja siis on söegrillid, meil on siin PK, siis on Napoleoni söegrillid ja siis siit kuskilt hakkab see gaasikate ala ka veel, et gaasigrillid ka. Ja iga selle brändi juures siis paneme ka nende aksessuaarid siia ülesse. Aga paljude jaoks oluline ala hakkab ka siin natukene ilmet võtma, mitte päris veel, aga ma näitan ikka. Ehk siis meie riiulite rida on päris pikk nüüd. Ja siin all on siis kapid, kus me ka saame ladustada asju. Ja siis siia riiulitele siis paneme välja maitsekad. Aga see on ainult üks pool sellest kogu loost. Sest et teine pool, siia tulevad külmikud. Ja külmikute vahele paneme ühtlasi ka neid samu riiuleid selleks, et oleks konkreetse liha kõrval, oleks siis konkreetne riiul, kus selle liha külge käivad asjad on küljes. Vot, ilmet on natukene hakanud võtma ka see seinake seal, sest selle ette tuleb meie koolituslett. Aga see lõplikku valmimist ei oska veel öelda, et see tuleb millalgi siis, kui ta tuleb. Et ma filmin seda lugu praegu siin, on esmaspäev. Minu mingisugune märgunenägu oli selle nädala lõpus uks lahti lükata. Tõenäoliselt seda ei juhtu. Aga kui juhtuma peaks mingi ime ja me saame kõik valmis, kuigi ehitaja on alles sees, koristusena tegemata, see raaga siin ei ole ka veel, mis mul pea kohal on, ei ole tegelikult päris valmis, õue raagad ei ole valmis, siis ja see peaks saama valmis see nädal kõik. Vot, aga ma hoian teid kursis, kui midagi peaks olema, mis näitab märki, et me saame näiteks see nädal laupäeval lahti teha midagi siin, siis ma annan sellest kiiresti ja korralikult märku loomulikult ja saate külla tulla. Aga pigem ma hetkel ei näe seda sellepärast, et sildid maja küljes, nende disain sai alles täna ära kinnitatud, et kuidas see kõik nagu valmis peaks saama, ma ei kujuta ette, sest see on kõik väga custom töö. Plus keegi peab tulema selle üles panema, keegi peab tulema maja ära kleepima. Ühesõnaga, miljon asja on veel teha, aga
ma ei teagi, programmi taha ka vist ei jää. Aga kõige muu taha küll. Hoian kursis, me võitleme ja võitleme selle eest, et see asi valmis saaks võimalikult ruttu. Seniks aga tulen neljapäeval tagasi, sellepärast, et siis on retsepti aeg. Ja kaupa hakkame sisse panema, siis ma teen jälle filmi ja jälle näitan. Tšau!